Kui me kohtume inimestega, siis üldjuhul me esmalt tervitame ja küsime, kuidas läheb. Aga tänapäeval on justkui ühiskonna sotsiaalseks normiks saanud vastus kiirelt. Omadussõna kiirelt võib küll väljendada meie igapäevast kiiret elutempot või suurt kohustuste hulka, aga kas see on päriselt vastus, mida küsija meilt ootab? Kui ma kohtun inimestega, siis ma püüan läheneda neile väga personaalselt ja püüan võtta sellest ajast ja sellest hetkest ja olukorrast maksimumi. Ma püüan kuulata neid ja püüan luua neile väärtust. Ja kui ma küsin inimeselt, kuidas tal läheb, siis ma üldjuhul eeldan või ootan vastust stiilis hästi või siis mitte nii hästi, aga vastus kiirelt paneb mind tihti kergelt muigama ja mõtetes silmi pööritama. Kui me rändame ajas 100 aastat tagasi ja mõtleme, kuidas siis toimus infovahetus või selleks, et saata ühte sõnumit või kirja või infokildu, võis kuluda päevi ja nädalaid ja sama kaua võttis ka vastuse tagasijõudmine aega. Ja kui me võrdleme seda olukorda tänase olukorraga, kus ühe hetkega ja ühe nupule vajutusega on võimalik saata mis tahes sõnum teise maailma otsa, siis mul on tunne, et tänapäeva maailmas võiks aega meil hoopis väga palju üle jääda. Aga see ei ole päris nii. Me oleme end koormanud väga paljude erinevate rollide ja ülesannetega. Me oleme loonud iseendale väga kõrgeid ja ka end ümbritsevale väga kõrgeid ootusi ja me oleme pidevalt ümbritsetud väga tugevast mürast. Selle kõige juures me oleme unustanud 2 väga olulist asja, mis on keskendumine ja puhkus. Kui ma küsin inimestelt, et milles nad head on, siis tihtipeale leitakse mitmeid vastuseid. Aga kui küsida inimeselt, milles ta väga hea on, siis jäävad tihti vastused napisõnaliseks. Me oleme unustanud keskenduda ja spetsialiseeruda, sest arvates, et mida rohkem me teeme, seda rohkem me jõuame ja seda rohkem me saavutame. Kuigi tegelikkuses me võiksime rohkem keskenduda ja spetsialiseeruda ja läbi selle oma eesmärkideni jõuda. Sportlased teavad, et selleks, et midagi saavutada, on ülimalt oluline puhata ja lasta oma kehal taastuda, sest ilma nende 2 olulise asjata me lihtsalt uusi rekordeid ei püstita. Ometigi me tänapäeva ühiskonnas justkui hoiame ja tõstame neid inimesi, kes väga kiirelt on tippu jõudnud, aga me tihti ei näe ja me ei kuule ja me ei jaga neid lugusid, mis selle tippu jõudmise taustal on juhtunud. Millised läbipõlemised on sellega kaasnenud ja milliseid probleeme see on ka sinna tulemuste saavutamisesse toonud. Me justkui võistleme igapäevaselt selle nimel, et kes kõige rohkem jõuab teha ja kes kui palju jõuab midagi teha ja kõike seda unetundide arvelt ehk kes kõige vähem magab ja puhkab. Viimased 4 aastat olen olnud oma aja ja oma tegemiste peremees. Ma olen ettevõtja ja see tähendab 100% keskendumist nii oma ajale, oma tulemustele, oma saavutustele, aga ka oma sissetulekule, oma heaolule ja oma ka tiimi rahulolule. Ja see on pannud peale võrdlemisi suure pinge, mille kohaselt ma veel paar aastat tagasi arvasin, et mida pikem on mu to-do list või mida rohkem ma teen, seda rohkem ma saavutan. Ma eksisin. Alles täna 4 aastat hiljem olen ma õppinud tegema paremaid valikuid, efektiivsemaid ajakasutusvalikuid ja nägema, kui oluline on puhkus selleks, et midagi saavutada. Ma olen olnud nuttes teki all lubanud endale, et ma homsest lõpetan kõik ära, et ma ei taha seda teha, ma ei jaksa seda teha, ma ei oska ja ma ei suuda neid asju teha. Aga ometi on miski mind alati edasi motiveerinud töötama ja mul on hea meel selle üle, sest tegelikult olen ma väga-väga rahul sellega, mida ma igapäevaselt teen ja milliseid võimalusi see mulle loonud. Aga kui ma vaatan täna tagasi kõikidele nendele olukordadele, siis neis kõikides on üks ühine nimetaja ja selleks on ülesannete rohkus versus neile planeeritud aeg. Ehk siis asju, mida teha, on olnud väga-väga palju, aga aega nende tegemiseks ebaproportsionaalselt vähe, rääkimata üldse puhkuse olematusest. Me oleme harjunud jooksma kooli, koolist trenni, trennist tagasi koju, et oma koolitöid teha. Me oleme harjunud jooksma tööle, töölt kohtumiselt kohtumisele,
arvates, et selline kiire elutempo tähendabki seda, et mul ei ole aega puhata, aga see tegelikult ei ole päris nii. Kui me mõtleme, siis meil on päeva jooksul väga palju neid hetki, kus me jõuaksime puhata ja puhkuse all ma ei pea silmas ei 8 tundi ööund ega ka puhkusereisi teise maailma otsa, mis mõlemad, ma ei saa salata, on väga olulised ja väga vahvad, aga puhkuse all ma pean silmas rohkem neid väikeseid hetki igapäevases elus, millel lihtsalt end ümbritsevast välja lülitada, lihtsalt olla ja analüüsida seda kogetut ja õpitut ja hetkeks lihtsalt ennast kõigest välja lülitada. Kui me võtame kas või bussisõidu kooli või tööle või kohvikus lõuna nautimise või kellegi ootamise, siis on justkui tavaline see, et me haarame mantlitaskust telefoni ja hakkame uudiseid scrollima või sotsiaalmeediakontosid vaatama, kuigi tegelikkuses me võiksime võtta selle hetke, et jälgida lihtsalt, mis meid ümbritseb, mõelda oma mõtteid ja puhata. Sest kui tahes teadlikud tarbijad või kasutajad me ka ei oleks, siis paratamatult on tänapäeva tehnoloogia väga tark pidevalt manipuleerides meiega. Ehk siis see müra, mida me ainuüksi uudiseid lugedes saame, on väga-väga suur. Üks oluline asi, mida ma õppisin aasta aega tagasi, mis on tänaseks minu elu väga-väga suurel hulgal mõjutanud, on see, et ma lülitasin oma telefonist välja kõik teavitused ja kõigi all ma pean silmas kõiki peale kõnede. Kui sa võtad aja, et keskenduda mingile ülesandele ja su kõrval on telefon, kuhu tuleb teavitus, siis paratamatult sellele ülesandele, mis sa parasjagu tegid, seatud fookus hüppab sellele telefonis saadud sõnumile. Olukord ei olekski nii paha, aga kui sa nüüd pead sellelt sõnumilt hüppama tagasi oma soovitud ülesande juurde, siis see ajakulu keskendumisele on meeletu. Ja paraku meil ei ole päevas ei paar ega 10 sõnumit, vaid neid sõnumeid ja teavitusi ja märguandeid on meil päevas mitusada, mis tähendab, et ainuüksi aeg, mida me kulutame keskendumise ja fookuse hüppamisele, on meeletult suur. Kui me saaksime selle aja kasutada puhkuseks või enesearenguks, siis ma ei kujuta ette, kui ägedad lood meil kõikidel võiksid olla ja kui palju me kõik võiksime saavutada. Ma usun, et aja puhul ei ole oluline mitte kvantiteet, vaid kvaliteet. Ehk siis mitte see, kui palju või millele me oma aega kulutame, vaid see, kui efektiivselt me teatud ülesannetele aega panustame. Meil kõigil on ööpäevas 24 tundi. Me osad jõuame rohkem, osad jõuame vähem, aga oluline on see, kui targasti me oma aega planeerime ja kui targasti me sinna sisse ka puhkust arvestame.